tere, minu nimi on Johannes ja mina olen Vink digiagentuurist, tegelen turundus erinevate teenustega, nii SEO-ga, Google'i reklaamidega kui ka muude digikanalite haldamisega. Ja selles videos ma teen väikse kiire ülevaate kodulehe optimeerimise teenusest, et kui te seda vaatate ja meie lehel seda teksti lugesite ja natukene jäi segaseks või lihtsalt ei viitsinud lugeda, siis äkki siit videost saab kiirem ülevaate sellest, mida me siis teeme ja kuidas me teeme. Ehk siis kodulehe optimeerimine on üks meie teenusest, mida me pakume oma klientidele, mis hõlmab siis endas erinevate tegevuste tegemist, et teie ettevõtte veebilehte siis Google'i otsingumootoris ja teistes otsingumootorites tõsta ettepoole ja läbi selle saada rohkem külastada oma veebilehele ja suurendada siis nii-öelda müüki. Hästi põgusalt see teenus on jaotatud 3 erinevasse sektsiooni, mida me teeme. Iga kliendi puhul see nüüd natuke sõltub ja on veits erinev vastavalt sellele, mis seisus nende praegune veebileht on. Aga üldiselt on see 3 asja. Esiteks, nüüd sattusin valele lehele. Esiteks on, me siis vaatame üle kogu veebilehe nii-öelda siis selle tehnilise poole, et kuivõrd turvaline see on, kuivõrd kasutajamugav see veebileht on ja kuivõrd palju nagu veebi nii-öelda nagu tehnilisi probleeme me leiame, et sinna hulka käib ka näiteks see, et kuivõrd kiiresti veebileht laeb ja nii edasi. Et kui need vastavad ootustele ja nii-öelda headele tavadele, mida siis täna kasutajad nagu siis veebis surfates otsivad või ootavad, siis sellega me väga palju pikemalt ei peagi tegelema. Kui seal on aga mingisuguseid probleeme, millega peaks tegelema, need võivad olla erinevad, et seal võivad olla mingid väga väiksed probleemid, seal võivad olla väga suured probleemid, mis isegi lõpuks võivad selleni, et me ütleme, et oleks mõistlikum isegi võib-olla terve veebileht nagu uuesti teha, sest et kui me hakkame SEO-d tegema, SEO-sse raha investeerima, siis see on mõnevõrra vähem tulusam, kui see veebileht ise ei ole nagu piisavalt hea. Et jah, ühesõnaga vaatame üle selle veebi poole, anname siis nõuandeid ja siis ka nii-öelda teeme vastavalt need tööd ära, et meil agentuuris sees on olemas siis nii turundusinimesed, disainiinimesed kui ka veebi arendusinimesed, et kogu selle protsessi asja me saame siis oma nii-öelda majas sees tehtud, et ei pea hakkama väljapoolt uusi pakkujaid otsima, et me pakume nii-öelda sihukest täielikku võtmed kätte lahendust nii-öelda. Siis teiseks on see sisu ise, mis veebilehel on. Et kui te veebileht täna on hästi vähese sisuga, et ongi seal ütleme mõned teenuse lehed ainult, kus on ka suhteliselt vähese teenuse kohta kirjas, siis me aitame luua sisuplaani, kuidas seda teenust teksti võib pikemaks kirjutada, kuidas seda huvitavamaks kirjutada, kuidas seda paremini liigendada, kuidas seda sisu nii-öelda üldse huvitavalt üles ehitada, et külastajad siis veedaksid rohkem aega veebilehel, sest üldiselt mida rohkem inimesed aega siis veedavad veebilehel, seda nii-öelda olulisemaks peab Google ka seda veebilehte üleüldse Google'is ning läbi selle tõstab ka seda siis otsingus ülespoole. Ja kolmas sihukese suurem teema, mida me siis vaatame, on linkide ehitamine või siis viidete ehitamine teistelt lehtedelt, inglise keeles siis backlinks, mille sees me otsime veebist erinevaid veebilehti, kes on siis seotud teie ettevõtte valdkonnaga ja otsime viise, kuidas saada siis neid lehti linkima teie lehele, et see võib olla erinevad meetod, erinevad strateegiaid. Me ise oleme kasutanud päris palju sellist strateegiat, kus me loome teie lehele mingisuguse väga-väga huvitava postituse või sisulehe, millele siis sarnases valdkonnas tegutsevad veebilehed hea meelega tahaks viidata. Või siis seal võib olla ka selliseid strateegiaid, kus me näiteks leiame veebilehti, millel on hästi palju nii-öelda katkisid linke lehel ja saadame neile siis soovitused, et teie lehel on see link katki, et see võiks suunata hoopis sellele lehele, mis on siis teie leht vastava sisuga niimoodi, et see nende lehed teeb paremaks ja te saate ka sealt siis ühe uue lingi. Aga siia juurde käib ka tegelikult täiesti tavaline postitamine kuskil meediaväljaannetesse, et nii suuremad veebiväljaanded nagu Delfi, Õhtuleht ja nii edasi, kui ka väiksemad väljaanded, mis on mingid kohalikud ajakirjad, et mitte ainult ei tule see kasulik SEO, vaid sealt tuleb ka üleüldist siis nii-öelda brändi ja sihukest PR väärtust.
et tuleb ka lisaks siis seda referral või soovitus traffic ut sealt teie veebilehele. Ja jah, põhimõtteliselt kogu see protsess algab meil märksõna analüüsist, et me vaatame üle siis teie ettevõttele sobilikud märksõnad, millega konkurendid täna rängivad, kui raske ühe või teise märksõnaga oleks ettepoole jõuda ning mis on need märksõnad võib-olla, mida üldse konkurendid pole ise kasutanud, aga mis ikkagi võiksid olla kasulikud teile, ehk siis nii-öelda need madalal rippuvad õunad, et saaks võimalikult kiirelt orgaanilist liiklust veebilehele juurde. Sest meie nagu eesmärk seda teenust pakkuda oleks ka see, et juba esimese kuuga me näeksime olulisi muutusi ja liikumisi ning saaks järgmise kuuga veel rohkem ja rohkem ehitada peale. Sest SEO-ga paraku on jah niimoodi, et see võtab natuke rohkem aega, kui näiteks me võrdleme siin mõne muu sotsiaalmeedia reklaamiga või kas või ka Google'i reklaamiga, kus põhimõtteliselt piltlikult, kui sa paned reklaamid täna käima, siis homseks võib sul olla väga-väga mitu tuhat klienti ja võib-olla mitte klienti, aga ütleme siis veebikülastust, mis siis omakorda konverteeruvad siis klientideks mingi hetk. Aga SEO-ga ütles seda nagu selliselt ei ole, et siin ikkagi me räägime kuust või pigem isegi kuudest, enne kui niisuguseid nagu suuri muudatusi me nägema hakkame. Aga samas ta on jällegi ka selles mõttes hea tegevus, et kui mingi hetk nii-öelda seda meediaeelarvet või seda turunduseelarvet siis SEO-le nagu vähemaks võtta, siis üldiselt see liiklus koheselt kuhugi ei kao, et on selline suhteliselt passiivne ja annab nagu pikaajalisi tulemusi nii-öelda. Siis tehniline SEO, millest ma juba ka põgusalt rääkisin, et kui meil on märksõna olemas, siis me hakkame vaatama seda veebilehe tehnilist poolt, mida parandada, kuidas parandada, kas on mõttekas parandada või üldse mõttekas võib-olla uus veebileht teha. Et seal võib hästi palju erinevaid nagu põhjust olla, et miks üht või teist nagu tegevust teha. Sealt edasi vaatame siis sisuloomet, et kuidas teenuselehti võib-olla teha, kuidas tootelehti võib-olla teha, võib-olla kuidas blogi üldse teha ja nii edasi, et seal on ka jällegi oleneb strateegiast, mis me valime, mis me välja pakume. Aga võtmesõna siin on see, et sisu tuleb luua ja peab olema nagu siis relevantne ja nii-öelda siis mitte aegunud sisu, et Google armastab kindlasti värsket sisu kogu aeg, et sellega peaks siis tegelema. Linkide ehitamine, mis ma just siin kiirelt ka rääkisin, mis need erinevad strateegiad on, et see samuti me siis teeme ise kogu see meeskond on meil siis majas sees, kes kogu selle protsessiga tegeleb. Ja lisaks video SEO, nagu ka seesama video, mida te praegu vaatate YouTube'ist, on ka siin samal lehel üleval, et see samuti aitab ränkida siis erinevaid teenuseid, erinevaid märksõnu paremini, et Google järjest rohkem eelistabki videosisu otsingus, niisamuti ka YouTube'is ise, et YouTube ise on ka otsingumootor, et kui teil täna on mingit põnevat sisu, mida oma klientidega jagada videokujul, siis kindlasti tasub siis seda video SEO-d ka teha, et meie seda kindlasti soovitame ja me saame aidata seda ka teil teha nii-öelda. Ja sotsiaalmeedia on ka selline huvitav lisa nagu siis teenus, mida meie käest saab juurde tellida. Ta on küll täiesti nagu eraldi asi, aga ma ütleks, et tal on päris suur mõju ka SEO-le just selle poole pealt, et ehitab brändi ja otsingumootorid Google siis peamiselt ka vaatab nii-öelda inglise keeles nimetatakse social signals ehk siis kui palju nii-öelda see bränd on siis ka aktiivne sotsiaalmeedias, et kuivõrd nagu tõsiseltvõetav ta on ja see samuti annab siis juurde teatud nagu punkte siis sellele, kuidas seda veebilehte või seda brändi siis otsingumootoris ülespoole tõsta nii-öelda. Milliseid tulemusi võib siis oodata, nagu ma enne mainisin, siis see pigem on kuude küsimus, mitte nagu päevade küsimus, kui hakkavad tulemused tulema, aga nad kindlasti tulevad, et siin on lihtsalt üks näide sellest, kuidas ma siin mitmed aastad tagasi oma blogiga tegelesin, et siin see on võib-olla natuke radikaalsem näide, et siin jaanuaris hakkasin nagu kõvasti optimeerimisega tegelema ja üks suurem nagu kasvu nagu kurvi nagu muutust oligi siis näha kuskil sihuke 5 või 4 kuu pärast midagi sihukest. Aga see ei pruugi alati niimoodi olla, et see täiesti oleneb nagu nišist, see oleneb turust, et see konkreetne blogi oli mul siis USA turule pigem nagu konkurentsi tihedas nišis, kus võttis ka aega kuid enne, kui märgatavad tulemused tulid. Aga näiteks, kui me siin räägime Eesti turust ja ütleme, meil on mingisugune business to business sektor või mingi muu, kus ei ole võib-olla nii suur konkurents, et siis kindlasti saab vähem ajaga ja soodsamalt nii-öelda jõuda siis soovitud tulemusteni.
Aga see tegelikult on minu poolt selle videoga kõik, et kui teil huvi on oma ettevõtte veebilehte ka kõrgemale positsioonile tõsta, siis võite meiega ühendust võtta, tulla siis aadressile vink.ee kodulehe optimeerimine või vajutad, kui te seda videot vaatate YouTube'is, siis siin selle video all description'is on olemas ka link selle samale lehele. Et tulge selle lehele, siin on väike vorm, mida saate ära täita. Ja siis keegi meie tiimist, tõenäoliselt mina ise, Johannes, võtan teiega ühendust ja siis saame edasi juba rääkida. Või võite jätta oma andmed ka, meil on siin siuke põnev Vink SEO robot, kellega saate siis paar sõna juttu vahetada ja siis ta mingi hetk küsib teilt ka teie ettevõtte nime ja teie veebilehte ja nii edasi, et me siis info jõuab meile kohe juba varem kohale ja saame teiega ühendust ise võtta juba täpsema nagu siis info põhjal. Et mõlemad variandid on täitsa sobilikud. Ja sellega ma lõpetan selle video, aitäh kuulamast ja loodan, et saame õige pea koos töötada.